Ilus suvi, linnulaul, kaunis looduskeskkond ja meie inimesed selle keskel või kõrval. Ja milline on meie suhe sellega, mis oli enne meid ja kuidas see, mis oli enne meid ehk looduskeskkond kõrvuti kultuurikeskkonnaga hakkama saab ja kuidas meie inimesed looduskeskkonnast läbi aegade oleme jõudu ammendanud ning see asjaolu, et täna linna tingimustes valdavalt elavad inimesed, suur osa, vähemalt 3/4 usuvad, et kogu loodus on hingestatud, et puul on hing. See näitab, et meil on tugev side looduskeskkonnaga, kas alateadlikult, hinges, südames, nii nagu muiste. Ja see näitab, et see kultuur, mis on aastasadu ja tuhandeidki siin maal kestnud ja aidanud meil elu ja oluga toime tulla, on vajalik ka nüüd ja praegu. Need seosed on olemas. Raul Rebane on öelnud, et pärimusharidus kindlustab riikliku julgeoleku. Ja see on tõsine sõna, sest inimesed, kes tunnevad oma pärandit ja selle sees iseennast, nendele läheb see korda. Kui me teame, mis puud, millise püha tähendusega või ka siis tarbetähendusega on olnud ja on ka praegu meie elus, siis läheb meil see puu või see allikas või see jõgi või kogu see kodupaik, kus ma olen üles kasvanud, õppinud või elanud, läheb mulle korda, see on tähtis. Ja sel juhul ma ei ütle kunagi, et see Eesti on üks poriloik ja mul ei ole siin mingit seost ja ma lähen parem kuskile mujale. Sest juured, otsesed seostavad juured, nendel noortel puuduvad. Ja see tähendab seda, et perekonna ja kogukonna ja ka haridusasutuste ülesanne on luua võimalusi, et tuntaks oma vaimset kultuuripärandit, mis on kõige olulisem, et säiliks vähemalt vaimne iseseisvus nüüd ja alati.